kutsutakse rääkima lühidalt crowdsourcingust. Ausalt öeldes see nimi absoluutselt ei meeldi sellele asjale, aga las ta siis olla, et see võib-olla pole päris tegelikult see, millest ma räägin, aga ma räägiks natuke taustast, kus see idee tekkis. Probleem oli väga lihtne. Mul oli inimest vaja korraks. Konkreetse sellise, kuidas öelda, konkreetsete oskustega inimest, kes saaks tulla meile firmasse teha ära väga lihtsa IT-talase asja. Ja ma hakkasin nagu netist otsima, kust ma leian siis niisuguse hea, kus ma leiaks keskselt nagu vaadata, et ma saaks kuidagi inimesi võrrelda või otsida neid kusagilt või saada pihta. Et CV Online ja niisugused kohad ei ole nagu see, mida mul tegelikult nagu vaja oli. Ja me hakkasime mõtlema, et äkki me peaksime firmas tegema niisuguse väikse lehekülje, et kus me saaksime nagu kokku tõmmata siis just nimelt mitte kust keskenduda tegelikult ainult siis nagu IT-alale, ütleme programmeerijatele, kujundajatele ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja ma otsisin natukene aega ringi ja ma ei leidnud niisugust head nagu lehte või lahendust, et kus seda saaks nagu otsida, et mingit inimest, kes tuleks näiteks 2 päevaks, tahaks võib-olla vaheldust oma projektist, kus ta sees on, tahaks teha midagi uut ja huvitavat kellegi teise juures, kellega tal ei pea tekkima tingimata mingi püsiv tööside. Ja ma leidsin ilma naljata Aafrika sügavustest tegelikult mingisuguse väga kihvti pisikese tarkvarajupikese, mis siis aitas selle lehe püsti panna suhteliselt kiiresti. Ja asja idee tegelikult on nagu see, et inimene saab panna ennast enda kuulutuse, et otsin tööd või otsin pigem projekti või siis keegi projekti omav inimene saab panna välja kuulutuse, et ma sooviksin kedagi enda projekti. Sellest ei pea tekkima püsiv töösuhe, sellest võib tekkida püsiv töösuhe. See on juba täiesti nagu tegelikult inimeste otsustada. Mulle nagu selle asja juures eriti hästi meeldis oli see, et tegelikult ma näen kõiki neid töökuulutusi. Siin on praegust mingid testandmed sees, et ärge pööraks mis see tähendab tähelepanu. Et ma näen tegelikult, Võrsjärve keskel keegi ei otsi tööd praegu, tõsiselt ei otsi. Aga mine tea, sa võid tegelikult seda teha, kui sa tahad. Et asi, kuidas see töötab? Asi töötab väga lihtsalt. Ta on täielikult appi, mis see nüüd oli? Kus su nupp on ole? Siin pole hiire nuppu. Mäki inimesed. Veidrikud. Mis ma nüüd teen? Okei. Siin on nagu kategooriad olemas. Nende kaudu saab tegelikult lahti vaadata, otsida mingit konkreetset tööd või konkreetset projekti, mis sind huvitab. Ja lahe asi on see, et selle kõike kuvatakse nagu tegelikult ka kaardil. See rakendus on mõeldud täiesti tasuta, täiesti vabalt kasutamiseks. Tingimuseks on muidugi sisse logimine või endale kasutaja loomine, et lihtsalt vältida nagu kohutavat spämmivoolu, mis sinna taha võib tulla. Et seda nagu tegelikult oleks nagu väga lihtne nagu spämmida. Leheküljel, siin on nad kuulutused lihtsalt, tee midagi palun. Okay. Neid saab kuvada erinevat moodi. Need on praegu mingid täielikult laenatud sellised võimalikud töökohad, mida siis keegi kas pakub või keegi kes otsib ja saab siis paremal pool olevatest tulpadest saad seda sorteerida, mida sa tegelikult tahad. See ongi tegelikult nagu kogu asja mõte. Kogu asja mõte on tegelikult see, et pakkuda arendajatele, tarkvaraarendajatele mingit võimalust leida vahelduseks mingeid teisi projekte. Ja samas endale meile oli vaja tegelikult võimalust leida inimesi, kes saaks tulla ja aeg-ajalt teha meile väikseid töid. Ja siis see idee niimoodi seal kohvitassi taga nagu arenes, nagu läks käest ära selles mõttes ja mõtlesime, et kuulge hei, et teeme parem siis juba üks avaliku lehe. Et kuhu me ei pea kedagi nagu meelitama, paneme selle veebi ülesse, testime seda natukene aega, kutsume rahva peale ja vaatame, mis sellest juhtub. Mul rohkem ei olegi midagi öelda selle kohta. Väga lihtne ja lühikene. Jah, palun. Väga lühidalt mingi 3 punkti, miks ma peaksin minema siia, mitte näiteks CV Online'ile? Nagu ma ütlesin varem, CV Online on tegelikult natuke teise suunitlusega. CV Online'is tegelikult inimesed otsivad püsivat tööd. Nad ei otsi, see ei ole koht, kus mingi grupp inimesi otsib endale ajutiselt kedagi mingisse projekti. Ja veel 2. Palun väga. Veel 2 punkti või? See oli minust kõige olulisem punkt. Miks ma CV Online ei läheks? 2 punkti veel, miks ma CV Online lähen, ma ei oska sulle öelda, võib-olla raha pärast ma ei läheks sinna, sest et tegelikult CV Online kuulutust üles panna on lihtne, kuulutusi kätte saada on natukene teistsugune teema, eks, et see on... Mida? Aamen selle peale. Aamen, väga hea. Kes iganes on teisel pool seda joont, siis te teate, et
tegelikult CV-sid, CV-analist leidab täielik bullshit. Et siin on ka tegelikult, kui sa selle kuulutuse üles paned, sa saad, siin on tegelikult üks asjalik kuulutus, muide, millel on tõsi taga, on seesama siin. Et me tegelikult peaksime seda asja natuke disainima, tegema modernseks ja ilusamaks. Aga kogu asja mõte on see, et võtta vahelt ära sihuke väga jäik ja kinnine süsteem või tegelikult kaks niisugust väikest monopoli, kus sa saad siis endale seda kohta otsida ja mitte. See on rohkem sihuke, et ma tahan hobi korras teha midagi teistsugust. Ma olen väga hea Java progeja, ma tahaksin minna ja teha midagi sihukest, mida ma iga päev ei tee. Ma olen 6 kuud treeninud seda sama asja. Aitab, kas ma saaks väikse puhkuse. Või siis vastupidi, et mul on 6 Java proget väga andekat, mis on kinni mingisuguses tohutu pikas projektis. Aga mul on vaja ühte Drupali venda, kes tuleks teeks korda meie kodulehe. Ja mul ei ole lihtsalt aega mitte kedagi sinna panna. Ei ühtegi PHP vend ega kedagi sellist. Ja see oleks tegelikult see koht, mille kaudu ma siis saaksid inimesed omavahel nagu suhelda, leida õiget kohti, kus midagi teha. Kas see RSS-feed ka toetab? RSS-feedi toetab, sa saad siia panna tegelikult peale ka alerdid, et kui sind huvitab näiteks miskil põhjusel huvitab sind teha Võrtsjärve keskel tööd, sa paned Võrtsjärve keskel oma täpi maha ja paned, ütleme, et näiteks 20 kilomeetri raadiusel Võrtsjärvest. Et kui sellesse regiooni ilmub mingisugune töökoht, sa saad kohe selle kohta ka meili. Et seda ta hetkel nagu toetab. Siin oli ka mingi huvitav Twitteri toetus, millega me natukene mängisime, võtsime selle idee maha, sest 140 tähemärgiga anda edasi olulist informatsiooni, näiteks nagu seda, et otsin või pakun tööd, ei ole kahjuks võimalik. Ja noh, funktsionaalsuse koha pealt, siin oli esilehel oli niisugune pull asi, mis näitab siis tegelikult, mis nüüd juhtus? Et siin esilehel on tegelikult niisugune naljakas asi siin all, mis näitab ka siis sellist aktiivsust, millise aja jooksul, kui palju uusi pakkumisi, kas ühte või teistpidi on siia lisandunud. On veel küsimusi, ma vastaks pigem nagu küsimustele. Palun, vabandust. Mingid konkureerivad said ka mingi hange.ee, freelance.ee? On küll. No on kindlasti on olemas selles mõttes, aga selle mõte on tegelikult väga nagu piiritada ainult programmeerijad. Programmeerijad, ütleme IT-alas, ütleme siis nagu programmeerimisega seotud kujundajad, kes oskavad seda teha, mitte nüüd, noh, ütleme head plakatidisainerid, aga just veebidisainerid, testijad ja progejad, analüütikud, projektijuhid, see on kõik. Ei ole korstna pühkimist, ei ole kartuli korjamist, unustage ära, kui te olete nõus kartulite eest progema, palun väga. Aga see ei ole koht, kus sa otsid, kuule, mul oleks vagu lahti vaja lükata. See on tegelikult lihtsalt demo, sest et ma ei ole jõudnud siia nagu reaalselt andmeid sisse panna ja ma tõstan ta ka tegelikult siis noh, kus see page up siin on? Nüüd on mingi nupukene. Kuidas palun? See on EU lehe peale tehtud, sest see oli niisugune hea aadress, mille ma sain nagu kohe ära regada ja mis maksis vähem kui EE, nii et miks mitte ja näeb nagu professionaalsem välja ka. Tegelikult saab seda asja väga lihtsalt arendada selle peale, et siin on mitu riiki taga. Siia võib taha panna põhimõtteliselt nagu lugematu arvu riike, aga ma tahaks seda... See on mu esimene kord Maci kasutada vist viimase 10 aasta jooksul. Ma olen sellest eemal hoidnud väga kaugele kogu aeg. Et tegelikult sa võid minna globaalseks, kui sa tahad. Siin ei ole nagu probleemi. See on mul praegu lihtsalt customiseeritud selle peale, et kui sa kaardi pealt võtad linna, kus sa töötad või kus sa tööd otsid, siis ta võtab Eesti linnad ette. Aga seda saab minna üle mitme riigi või mida iganes. Ei ole nagu probleemi. Jaa, palun. Edu saaks paremini, kui sellest Facebooki appi jääb. Facebook, ma isiklikult ei usu Facebooki. Mind ausalt öeldes antud kontekstis tegelikult üldse ei huvita, kes sa oled, mis on su päris nimi. Ma ei taha seda, et sinu boss teaks, kes sa oled, mis on su päris nimi. Ma tahan lihtsalt seda, et sa tuled ja teed, või sina tahad seda tõenäoliselt, ma loodan, et sa saad minna ja teha mingi konkreetse töö mingis konkreetses projektis. Selles mõttes, et siin ei ole nagu, ma prooviks jääda kõrval igasugustest Facebookidest ja asjadest nagu nii kaugele, kui vähegi võimalik on. Ma tean, et see tooks niisugust ajutist... Facebookis saaks seda töökuulutusi promoda ja kindlasti saab, mul pole Facebookis kontot. Ausalt ei ole. Keegi tahab promoda, palun väga. Et see on nagu täiesti võimalik asi. Kuidas ja kes kogu seda asja finantseerib? Selle ülespanek võttis mul aega umbes
mingisugune 20-30 minti ja siis ma hakkasin seda asja nagu tegelikult tõlkima ja just seda template'i customiseerima. Ma olen investeerinud sinna oma aega mingisugune 8 tundi. Et mina nagu väga usun vabavaralistesse lahendustesse, avatud lähtekoodi ja nii tagasi. Ja siin on täpselt kõike seda kasutatud, siin on integreeritud erinevaid asju omavahel kokku lihtsalt. Et hoida selle kulud väiksed. Kes seda finantseerib? Ma ei tea, keegi finantseerib, mina finantseerin. Siin ei ole mingisugust selles mõttes nagu pappi taga hetkel. Mine tea, kui see muutub üle popiks, siis sinna kindlasti tuleb mingi konks sisse. Töökuulutusi näiteks üles panna on tasuline. Ma vist pean ära lõpetama, sest sa lähened mulle kogu aeg nagu sentimeetri kaupa. Ma probleem olen.